Ma olen siin hetkel Laitse graniitvillas ja siin on toimumas väga huvitavad uuendused. Nimelt praegu ehitatakse siia taha suurt lava ja tribüüni, mille pealt saab hakata vaatama tulevaseid etendusi. Juunikuust hakkavad Laitse graniitvillas jooksma Kalevipoja lavastused, mis on siis kirjutatud Andrus Kivirähu poolt. Ja sinna taha tekib siis 12-astmeline võimas tribüün, mis mahutab korraga 700 pealtvaatajat, et vaadata siit lavastust, mis toimub siin Muruplatsi peal. Et selline põnev uuendus on tulemas Laitse graniitvillasse. Kõigil, kellel on huvi meie mütoloogia vastu ja kõik, kes armastavad Andrus Kivirähu lugusid, soovitan tulla siia Laitsesse. Juunikuust algavad juba siin etendused pihta ja saab olema väga ilus suve veetmise koht. Servadesse tulevad siis nagu trepid. Sellelt korralt. Meil siis kohvik. Kuidas kohviku nimi oli? Kohviku nimi on Tegusa Teo Teemaja. Tegusa Teo Teemaja. Ja siin on siis pliit valmimas siin koos Priit Palumaaga. Siin on siis tegemisel pliit, siis, mis peale tuleb siis sõnaga teekann, eks ole, kuuma veega ja pann siis pannkookidega, pannkookide jaoks pann, nii et saab teevett ja pannkooke. Ja siit võetakse siis need tassid ja siis siit saab siis teed ja pannkooke. Nii et see läheb nüüd siis, homme tuleb korsten ja siis saab olema äge siukene koht. Meil on nagu äge jah siin. Vana siis Palmse mõisa tellises tegime selle välisfassaadi. Palms, need kirjad on siin peal ja siis sees tegime siis samoti nende plaatide ja kiidega, nii et väga äge oli, väga põnev oli teha. Siuksed ilusad läikivad jalad on all. Ja kõrvad on ka küljes. Ja kõrvad on küljes ja revane vaatab välja. Priit, oled sa varem teinud sellist asja? Ei ole, uus kogemus. Väga põnev oli. Aga võib-olla ei jää viimaseks. No võt. Varsti oled meister, praegu oled veel selli ametis. Ütleme nii, et raami pidin ikka ise tegema üksinda. Raam on sinu tehtud? Raam on minu tehtud, jah. Kujud tegi mina, pliidi ladus mina ja raami tegi Priit ja lõikas, kive lõikas ka Priit, nii et see oli ülisuur abi, nii et koos oli seda väga hea teha, nii et aitäh sulle tõesti, au ja kiitus. Ja siis on veel Kainekonna kõrts, nii et sinna ka mine vaatama. Oi, see on äge koht. Nii et tere tulemast Laitse graniitvillasse. Juurtega ma toetan.
klaasid panna ja igast asjad tuleb siia. Kaspar tuleb siia oma kodukalja müüma ja väga hea. Kali, kodukali ja kaljameister. Kaljameister ja siis on, talle meeldib. Ja siis vaatame, mis siin meil kõik tuleb. Need vööseli, need alkoholivabad, need kõik need joogid tuleb, tooted, kõik tulevad sisse. Ja siis 2 suurt niisugust tammelauda ja 4 pinki siis. Ja lambanahad peale. Ja kes põrandameister oli? Vello ja siis Priit aitas ka. Nii et 2 põranda vapustavad täiesti. Mina ütlesin mustri ja ütlesin, kuidas peab tegema. Super. Mis aasta keller see on? No me paneme siia Anna Toomi 1634. Ja, siis ta oli olemas. Mida ta tehtud on, ei tea. Aga 1634, jah. Nii et natuke mõned aastad ikka vana. Et vanem kui sina ja mina. Kokku. Isegi veel varem. Ja veel mitu elu. Nii,
kell on peaaegu kesköötund ja pererahvas on kõik märgi kallal närvis, tigedad üksteise peale. Kas meil poisid, kuus teie näete? Me saame rahvaga selle laulu selgeks, millid on soojaks mängitud. Kuuslar kuningas hakatakse valima.